tere! Vaatame siinkohal üle 2022. aasta sügissemestril keemia aluste eksamil olnud ülesande ja see on meil suhteliselt klassikaline ülesanne, mida ma olen mingites variantides aastaid kontrollijuures eksamitel kasutanud, kus tuleb arvutada teatava galvaani elemendi nullvoolu potentsiaal. Ja siin on mõningad nüansid, mida me võib-olla harjutustunnis päris detailidesse ei laskunud, mis just puudutavad seda, kuidas tuleb Q puhul murrujoone peale, murrujoone alla erinevad kontsentratsioonid. Et tasub ka eksamiks valmistudes nendele nüanssidele tähelepanu pöörata. Ülesanne siis selline, antud on üks galvaani element, antud juhul ühel elektroodil on raud ja raud 2 ioon, teisel elektroodil kloriid ja gaasiline kloor. Plaatina on siis puhtalt kontakti loomiseks inertne elektrood ja antud on raudioonide ja kloriidioonide aktiivsused ning temperatuur. Öeldud, et gaasiline kloor on normaalrõhul. Kõigepealt pöördume ROX-potentsiaalide tabeli poole nagu ikka ja vaatame, millised reaktsioonid meil selles süsteemis esinevad. Vasakpoolsel elektroodil on meil raud 2 ja metallilise raua vaheline reaktsioon nullvoolu potentsiaaliga -0,44 volti. Ja teisel elektroodil kloor ja kloriid. Paneme tähele, et nii nagu nad siin on kirjutatud, on meil raua puhul ioon vasakul pool ja kloriidioon on meil selles reaktsioonivõrrandis paremal pool. See muutub meil varsti oluliseks. Kui me ühendame need 2 elektroodi, siis tuleb välja, et positiivsem potentsiaal on kloori poole peal. Siin on meil kloor-kloriid elektrood oksüdeerijaks ja ühtlasi katoodiks ja raud siis redutseerijaks. Võime ka öelda, et kloor oksüdeerib rauda selles süsteemis. Meil ei ole vaja midagi eriti tasakaalustada, sellepärast et mõlemas poolreaktsioonis on ülekantavate elektronide arv 2. Vaatame kõigepealt, kuidasmoodi seda ülesannet lahendada eraldi elektroodide meetodil. Ja mida tasub siinkohal silmas pidada, on see, et kui me teeme eraldi elektroodide meetodit, siis meil kummalgi poolreaktsioonil on oma Q, mis tuleneb sellest kujust, nagu see poolreaktsioon siin kirjas on. Ehk me ei arvesta sellega, et tegelikult üks neist 2 reaktsioonist toimub vastassuunas tegelikuses elektroodis. Tundub, et see oli asi, mida siin ka 2022. aasta eksamil kohati ei osatud õigesti tähele panna. Niisiis, kui me selliselt teeme, vaatame kumbagi elektroodi täiesti eraldi. Meil on siin raud elektrood potentsiaaliga -0,44 volti ja Nesti võrrandis, kuna meil raudioon on lähteainete poolel, siis tuleb tema siin Q avaldises meil 0,09, mis on siis ülesandes antud aktiivsus, tuleb meil murrujoone alla, sest raudioon on lähteaine. Kui me teeme arvutust kloorielektroodi jaoks, siis jällegi me ei pööra midagi ümber, kloriidioon, näete, on meil produktide poole peal ja sellest tulenevalt kloriidiooni aktiivsus tuleb murrujoone peale ja kuna siin on ka koefitsient 2, siis lisaks sellele ruutu. Et selliselt arvutades me saame need arvud, mis siin näha on ja kokku tuleb meil summaarne nullvoolu potentsiaal 1,812 volti. Esindame siin siis ühe täiendava komajärgse kohaga, kuigi meil standardpotentsiaalid on 2 kohta peale koma, see on siis arvutuskäigu täpsuse kontrollimiseks. Nüüd, kui me aga teeme seda sama ülesannet summaarse Q-meetodil, mida osad tudengid ka eksamil olid teinud, siis tuleb meil arvestada Q koostamisel
selle summaarse reaktsiooniga, mis antud süsteemis toimub. Ehk meil on vaja kirjutada summaarne reaktsiooni võrrand, redutseerija pool tuleb ümber keerata ja nüüd meil satub raud vasakule poole ja raud 2 joon paremale poole ja Q tuleb koostada sellest reaktsioonist lähtuvalt. Ehk kuna meil gaasiline kloor on standardrõhul ja raud on puhas tahkeaine, nende aktiivsused on ühed, meil on ainult produktide poole peal antud juhul need üles antud aktiivsused ja näete siin Nernsti võrrandi avaldises tuleb meil mõlemad aktiivsused murrujoone peale. Kui me paneme nad kuidagi teisiti, siis me ei saa õiget tulemust, kui me nii paneme, me saame täpselt sama tulemuse kui teisel meetodil arvutades. Siin veel kokkuvõttev slaid, veel kord need samad andmed üle korratud, et oleks see vahe selge, siin on meil redutseerijad, oksüdeerijad kirja pandud ja eraldi elektroodide meetodi korral näete, kuna meil raudioonid on lähteainete poolel, siis tuleb ta murrujoone alla 0,09. Kuna kloriidioonid on produktide poolel, siis tulevad nad murrujoone peale. Aga summaarse Q-meetodi korral me peame arvestama reaktsiooniga selliselt, nagu ta tervikuna süsteemis toimub. Ja sellisel juhul meil on mõlemad ioonid produktide poole peal ja Nernsti võrrandis tulevad nad vastavalt ka murrujoone peale. Sellega siinkohal kõik. Tänan kuulamast!